Ja õnnistatud emadepäeva. Aitäh sulle ka. Mul on arm olla ema juba peaaegu 13 aastat. Ja ma usun, et siin saalis kõik on kuulnud minu lugu või meie pere lugu, aga võib-olla mõni vaatajatest ei tea, et ma lühidalt ütlen. Peale ühte suurt operatsiooni arstid ütlesid, et mul ei ole võimalus lapsi saada. Aga tänu Jumalale, Jumal arvas teisiti. Ja tema mõõtmatu armu läbi on meil Elariga 3 last ja siis meil on veel 2 last Elari kaudu ka. Nii et kokku 5, kelle eest me oleme hoolitsenud ja hoolitsemas. Ja ma olen laste eest nii tänulik. Ja tänulik on hea olla. Ja Paulus ütleb esimeses kirjas Thessaloniklastele 5. peatükk 18. salm. Olge Jumalale tänulikud kõige eest. Ja tänu on tõesti hea tuua, kui hommikul sa ärkad, sul on 3 last voodi juures, neil on sülililli täis, siis su vanem poeg on sulle küpsetanud kõige suurema küpsise, mida sa oled mitte kunagi näinud. See oli tõesti, ta oli nii suur, see oli nagu kook põhimõtteliselt. Ta läks ise poodi, ta ostis ise kõik asjad, ta sai suure õe käest retsepti ja ta küpsetas selle küpsise täiesti ise. Ja siis teine poeg, kes on läinud oma taskuraha eest poodi ja ostnud selle šokolaadi, mida ta teab, et ma armastan, ja selle joogi, mida ma tean, mida ta teab, et ma joon. Ja siis ta on teinud kaardi, kuhu ta on kirjutanud muuhulgas ka seda, et emme, isegi kui ma olen täiesti vihane ja käitun halvasti, ka siis ma armastan sind. ja lõppu on pannud, et emme, siis kui sina oled kurb, siis olen mina ka kurb. Ja siis see väike tütrekene, kes siis on hoolega hoidnud seda pisikest kingitust, mis ta vanaemaga koos on muretsenud ja selle mulle üle andnud, siis tõesti lihtsalt selline tänu tuleb südamesse, et Jumal on kinkinud meile need lapsed. Aga hoopis raskem on olla tänulik sellel hommikul, kui sa oled lastehaiglas ühes palatis ja koridori lõpus on su tütreke, kes on enneaegsena sündinud ja kes tegelikult peaks olema kõhus. Ja sa lähed südame värisedes sinna koridori lõppu, sinna palatisse, kus on tema ja sa ei tea, kas ta elab. Siis on hoopis raskem olla tänulik. Aga ometi Jumal ütleb, olge igas olukorras tänulik. Aga kuidas see võimalik on isegi? Kuidas sa saad olla tänulik selles olukorras, kui siis arst tuleb ja ütleb sulle seal samas lastehaiglas, et kas sa tead, su laps on saanud tugeva infektsiooni ja mind on juba ette valmistatud ja mulle on eelnevalt öeldud, et suure tõenäosusega see beebi ei jää elama, kui ta saab selle põletiku kehasse. Ja ta on 7-kuune, ta peaks olema kõhus, 9 kuud ju lapsed on teatavasti kõhus. Ta peaks veel olema kõhus ja ma torman sinna sellesse palatisse, kus ta seal kuvöösis on ja ma kuulen, et ta nutab. 7-kuune beebi, ta nutab. Ja siis me mõtleme, et kõhus lapsed ei tunne midagi, et enne kui nad sünnivad, et nutab, naerab, et see on kõik meie ettekujutus, ei ole. Ja ta nutab ja sa võtate sealt kuvöösist ja sa lihtsalt hoiate ta terve öö oma rinna peal, sellepärast, et sa tahad, et tal oleks natukene parem, et tal oleks natukene turvalisem olla. Aga siis, kuidas selles olukorras on võimalik olla tänulik Jumalale ja ometi sõna ütleb, et tooge tänuohvrit ja see ongi see tänuohver. See on ohver, kui sa kannatuses tood Jumalale tänu. Ja ma nägin ükskord väga ammu, nägin sellise unenäo, et ma olin kõrgel ja seal oli põlenud mets ja seal olid ainult rootsud püsti ja seal oli kõva tuul ja kõik oli täiesti hall. Aga all orus, mis oli tohutult sügaval, kui te olete mägedes käinud, siis te teate neid orgusid, mis on väga-väga sügaval. Seal oli kõige ilusam koht. Ma ei ole elus, nagu päris elus, ma ei ole sellist kohta kunagi näinud. Aga unes ma nägin ja ma mõtlesin, et see vist ongi paradiis. Seal olid sellised taimed, sellised värvid, et ma mõtlesin, kuidas see võimalik on, et midagi nii ilusat on kuskil olemas. Ja ometi ma hoidsin kogu jõuga kinni sellest puurootsust seal üleval hallis, et mitte kukkuda.
sinna alla. Ja ma ei saanud alguses selle unenäo tähendusest aru, sellest on aastaid möödas, kui ma seda nägin. Aga nüüd ma tean, see oli see, et ma ei julgenud lahti lasta, ma ei olnud kindel, et Jumal kannab mind. Ma ei olnud kindel, et ma ei julgenud kukkuda sinna paradiisi, ma ei julgenud kukkuda sinna Jumala juurde. Aga see ongi otse kui võrdpilt sellest, et kui sa oled selles, nüüd tuleme tagasi sinna lastehaigla olukorda, sa oled selles olukorras, sa ei tea, kas su laps sureb või elab, sa ei ole elus ette kujutanud, et sul on võimalus sellist valu läbi elada üldse. Ja siis lihtsalt lase lahti ja lase Jumalal kanda. Ja see on see usaldus, mis, kui meil on see Jumala vastu, siis me saame ka kõige hullemates eluolukordades tuua talle tänu, sest me teame, et ta kannab läbi, aga isegi kui ta ei kanna läbi, me ikka ülistame teda. Ja et see usaldus ja teisest küljest armastus. Ma ei taha jutlustama hakata, minu osa on tunnistada, aga ma loen ühe kirjakoha. Nii tihti lastega on ju olukordi, mis meile ei meeldi. Me oleme õpetanud oma lastele väärtuseid, milles nad võiksid elada ja käia. Ja siis nad teevad midagi sellist, millega sa lihtsalt nagu ei suuda leppida, et kuidas see võimalik on, ma olen talle kõike õpetanud, aga ta ikka läheb sinna auku. Ja sa elad seda nii läbi ja sa mõtled, et Jumal ja see vastutustunne ka Jumala ees, et me peame ju kasvatama lapsed, kes on Jumala nägu, kes on Jumala mehed ja naised, ja see ei olegi ainult meie vastutusvanematena, aga emana sa ikkagi elad ju seda läbi, et no kuidas? Või siis see olukord, kus praegu Rebekal on nahk läinud nii hulluks ja ma iga õhtu, kui ma teda kreemitan, ma seesmiselt nutan, sellepärast, et tal on see kõik, tal on haavandid üle keha ja ma palvetan ja ma ei tea, miks ei ole veel vastust tulnud. Ja nendes olukordades, aga ikkagi, ma usaldan Jumalat ja ma tahan kogu südames tuua talle tänu. Ka selles olukorras, kus ma olen, aga on neid nõrkuse hetki, kus tuleb see nurin, seesama nurin, mis kui iisraellased, Mooses viis nad Egiptuse maalt välja ja siis nad on sellise ime läbi elanud. Ja siis nad hakkavad virisema, sest nad on tüdinenud, sellepärast, et toit pole nii hea ja unustavad Jumala ja kui palju kordi emana olen mina selles olukorras olnud, et ma olen unustanud ära selle ime, mida Jumal on teinud, et ta mulle lapsed on andnud ja olen hakanud pisiasjade pärast, mis sellel hetkel mulle ei tundu pisiasjad, aga ikkagi oma südames nurisema. Ja siis, kuidas püha vaim vaikselt tuleb ja meenutab ja ütleb nii hästi või nii hästi ma mäletan seda hetke, kui Jumal kõnetas mind ja ütles, aga küsi minult, kuidas mina sinu lapsi näen. Ja ära unusta seda, et iga ema, et Jumal on andnud iga emale talle need lapsed, kelle eest ta teab, et ema on võimeline hoolt kandma. Ja siis selline kirjakoht 4. Moosese raamat 14.22. Ükski, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, aga ei ole võtnud kuulda mu häält, ei saa näha maad, mille ma vandega olen tõotanud. Kui palju oleme meie oma elus näinud Jumala tunnustähti ja nii tahaks neid hoida iga hetk silme ees, et ei unustaks ära ja võtta kuulda igal hetkel Jumala häält, mis puudutab lapsi. Ja ma lõpetan sellega, et meist igaüks ju tahab olla suurepärane ema ja mina ju samamoodi. Ja ma olen lugenud palju raamatuid, kui ma olen oma lastega hädas olnud ja kuulanud kõik võimalikke nõuandeid vanematelt inimestelt, kes on mind nõustanud ja oma emalt ja meenutanud oma vanaema nõuandeid. Aga üks asi, mis on veel tähtsam kui see, ja ka need magamata ööd ja kõik, mis me emadena teame. Ja ma tahaks lugeda
armastusest, mis meile kõigile on tuntud kirjakoht. Esimese Korintlaste 13. peatükk. See on see pilt, mis meile on antud, mis on nagu norm, kui sa Jumalaga koos elad. Et armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, ta ei ole kade, ta ei suurustle, ta ei ole iseennast täis, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Küll tahaks olla selline ema oma lastele ja küll kukume läbi ikka, või mina isiklikult kukun läbi, et seda olla, aga seda saab taodelda, sellepärast et Paulus ütleb, olge agarad püüdma suuremaid armuandeid, aga ma näitan veel tee, mis on üle kõige ja siit tuleb see armastuse kiitus. Ja siis ma panin selle oma keelde emana, kui ma oleksin lugenud läbi enamus kaasaja lastekasvatuse raamatuid ja mul oleks tunnetus, millal milliseid teadmisi rakendada, aga mul poleks armastust laste vastu, oleks see kõik tühine. Kui ma oleksin kuulda võtnud kõik nõuanded vanematelt ja vanaemalt ja kõigilt tarkadelt naistelt, kelle Jumal mu ellu on andnud, aga mul poleks armastust, poleks sellest mingit kasu. Kui ma oleksin ärganud kõik hommikud koos Koiduga, valmistanud lastele süüa, jätnud ära kõik enda kohvid ja koogid ja trennid ja töö, aga mul poleks armastust, siis ei tähendaks see midagi. Nii et minu palve on, et Jumal annaks seda tingimusteta armastust, seda, mida ta siin kirjeldab armastuse kiituses mulle ja kõigile emadele, kes seda igatsevad. Aamen.